ma arvan, et esimest korda tekkis animatsiooni vastu huvi keskkoolis, sest mul on alles veel mingeid animeeritud plasteliinis tegelastega animeeritud filmi jupikesi, animatsioonijupikesi, siis mul oli üks 8-milline vedruga üles keeratav kaamera, selleks sai kaadrikaupa filmida. See tõenäoliselt oli siis põhjus, miks ma proovisin siis animatsiooni ka teha. Tähendab, minule üldiselt meeldib selline kombinatsioon, et sa teed seda, mis sa ei ole õppinud. Sest suhteliselt tobe on, kui sa hakkad juba maast madalast õppima viiulit ja õpidki ja 60-selt lõhud ikka viiulit mängida. Mulle ei meeldi siuke elu, on ebahuvitav. Tähendab, mulle meeldib tegeleda hästi palju erinevate asjadega. Ja ma olen väga rahul, et ma õppisin elektrit. Siis ma olen oma kodus kõik elektriasjad ise ära teinud. Rohkem ma ütleme, nii palju ma sain selgeks, et elektrit ei maksa niisama näppida. Üks käsi peab taskus olema, kui sa teise käega näpid. Ma arvan, et ikkagi minu olemus ongi selline, et mulle meeldib tegeleda paljude erinevate asjadega. Alati, kui midagi uut tuleb, siis nagu innustud ja lähed põlema ja tegeled sellega ja unustad kõik muud asjad ära. Nii et selles mõttes ma ei ole tundnud ühtegi hetke, et see oleks mind kuidagi seganud ja häirinud, et ma paljude asjadega tegelen. Pigem on see tunne küll olnud, et tahaks kõigiga tegeleda, lihtsalt ei jõua, ei ole aega ja just nimelt aega ja jaksu ei ole, sest ja nüüd eriti läheb elu huvitavaks tänu arvutile, kus sul on esiteks läbi arvuti on kohutavalt lihtne õppida läbi interneti, eks. Teiseks on nii palju huvitavaid programme, mida kõike tahaks osata ja õppida ja nad on nii keerulised, et ühte programmi hästi osata, sa pead taga jõle palju tööd tegema. Võib-olla pigem jah, et mul nagu väga palju püsivust ei ole, et tead paljusi asju niimoodi suhteliselt pinnapealselt. Kindla peale tekib vastuolu, sest režissööri ja produtsendi huvid on täiesti erinevad ja on suur nauding olla režissöör, nii et sa ei pea hetkegi mõtlema raha peale, nii nagu ma olen saanud Nukufilmis teha oma asju. Tähendab, kõik selle raha poole jätad produtsendi kanda ja ise süvened ainult loomingulisse poolt. Päratrüsti ajad olid tohutult ilusad ajad ja see ikkagi erines oluliselt tänasest grupitööst. Selles mõttes, et Päratrüsti ajal tulime me laupäeva hommikul kokku, keegi veel ei teadnud, mida me teeme, siis umbes tunni aja jooksul sai arutatud, mida teha, otsitud rekvisiidid ja mindud siis välja tänavale või kuhu iganes ja see ära tehtud, nii et õhtuks oli valmis. Selleks oli paar pudelit veini kaasas ja ta oli selline happeningi moodi tegemine, aga kohutavalt vahva ja lõbus. Aga täna ikkagi stuudios on umbes aasta ette teada, mida sa tegema hakkad ja suur kollektiiv on selle nimel tööd teinud, et ta on ikkagi öö ja päev erinev. Kuigi tahaks teha, see tunne on küll sisse jäänud, et on võimalik ka teha võib-olla päris suurt ja korralikku filmi nii-öelda õhinapõhiselt. Et ajad kamba kokku, räägid ära ja teed ära, et ei oleks seda pikka jokutamist. Tähendab, igasuguse filmi tegemine on ikkagi hästi pikk ja aeglane protsess. Hästi suur kamp peab hästi palju tööd tegema. Ja selge, et seal professionaalne tulemus nii tulebki, aga äkki on võimalik ka teha just nimelt seda teist varianti. Kuigi Mikk Rand siin vist üks suve üritas teha Eestis seda kinobussiga mingit rahvafilmi, ma ei ole seda küll näinud,
aga noh, see on seesama, mida ma just praegu rääkisin, et äkki on võimalik. Jah, ma olengi ütelnud küll, et nagu vene ajal need filmid, et tahtsid alati lõbusat teha ja tuli nii, nagu ta tuli, eks, tõsine, sünge. Ja tegelikult mitte ainult mul, aga praktiliselt kõigil Ida-Euroopa tegelastel, animategijatel, kui festivalil käisin ja vaatasid Ida-Euroopa filme, siis isegi veel tiitrite all, kui sa ei näinud, millest film on, hakkas juba sünge muusika, et siukene muusika järgiselt, kurat, jälle on mingi Ida-Euroopa film, et ja oligi mingi sünge ja siuke masendav ja tumedates värvides ja täitsa huvitav, miks see nii oli, ilmselt ikkagi ajupesu oli nii võimas või noh, see on juba mingi psühholoogide rida, ja uurida, et mis seal oli, sest noh, kindlasti oli nende hulgas, ka Ida-Euroopa hulgas lõbusaid asju, aga need valdavalt olid ikkagi depressiivsed, ängistavad, sest ikka inimene oligi sellises depressioonis ikkagi enam ammu ei lootnud, et Eesti vabaks saab, selles mõttes, et olidki siukene mingisugune kuradi orjapidaja oli kuskil ja sa tajusid seda iga rakuga ja selles mõttes oli jälle lihtsam teha filmi, et sa tahtsid igasse filmi midagi panna, siukest kuradi Vene vastast või et ükskõik mis teema, ikkagi sa üritasid teda kuidagi keerata niimoodi, et näidata, et mina ei taha seda jama kaasa mängida. Ma arvan, seal on nagu nii-öelda see aja küsimus. Animatsiooni aeg on teine kui mängufilmi aeg. Et siukene 30-minutine või 20-minutine animafilm võrdub täispika mängufilmiga, sest animatsioon on nii tihe. Seal ei ole juhuslikke kaadreid, isegi kaadrikke ei ole juhuslikke. Kõik nokitakse välja pärast montaažis. Mängufilmis sa ei saa siukseid tühje kohti välja lõigata, sest sa ei saa plaani keskelt lõigata 3 sekundit välja, sest seal on igal juhul mingi puu või mingi asi, mis liigub, eks seal tekib jõnks kohe. Animas siin ei liigu mitte midagi, sa võid, mina ise, mulle õudselt meeldib montaaž ja alati ma ütleme, et kui me filmilinti tegime, siis mind õudselt riieldi alati, sest minu 10-minutine film oli nii ära lõigutud, ma arvan üle kaadriku lõikasid jälle, proovisid, võtsid tükki vahelt ära, vaatasid, ei sobi, panid tagasi. Digitaalselt on seda veel lihtsam teha, tähendab, see on tohutu mõnus periood on montaaž, see on mängimine. Ja mängufilmis on ka, ütleme, selles mõttes on jälle raske, ka mul praegu mängufilme vaadates kogu aeg vaatad, miks selline 4 sekundit, ma ei taha näha seda, klõnksti lõikaks välja. Ja kindlasti ka see režissöör oleks ta välja lõiganud, ta ei saa plaani keskelt lõigata, sest sinna jääb hüppe sisse, eks. Ja nii ongi, et mängufilmis on nagu see ajafaktor on vähe teine. Seal on nagu, lähedki 2-tunnist filmi vaatama, seal on ikkagi nii palju seda õhku sees või siukest, et sulle hakkab ikka aeg-ajalt vahid ringi, mida teised teevad või harva satud sellise filmi peale, mis on huvitav ja et sa tõeliselt jälgid otsast lõpuni kogu aeg. Enamus filmides on palju kohti, kus sa vahid ringi ja niheled ja ootad, et millal nüüd jälle midagi tuleks, eks ole. Mis siis, animas paraku seda ei ole. Võib-olla on kindlasti nõusid animafilme ka, kus on sisse jäetud ka sellised kohad, ongi mõeldud just sellist, ma ei tea, vaatajat ärritada sellega. Aga jah. Näiteks animatsioon ja ütlen üle 10, üle 20 minuti ma ei kannata ka vaadata, sest ta nagu seal on mingid probleemid, ta peab jälle jõle huvitav olema, et seda vaadata, sest kui mängufilmis kui on kehva film, sa hakkad mingit näitlejat vaatama, hakkad vaatama mingeid, ma ei tea, võib-olla muusika hea või
no okei, animatsioonis võib ka olla hea muusika, et sa jääd muusikat kuulama ja ei vaata filmi, aga ikkagi see nukk ei liigu, eks ole, ja ütleme see pilt, kui ta ongi halb animafilm, siis see pilt on nii ebahuvitav, et see, noh, seal ei ole midagi vaadata, aga halvas mängufilmis ikkagi mõni paljudest näitlejatest võib huvitav olla, hakkad teda jälgima, et sul on seal 2 tunni jooksul leiad äkki midagi, millega ennast rõõmustada ka halva filmi puhul. Jah, ikkagi animatsioon on kuidagi kontsentreeritud ja väga pikalt teda ei jaksa, raske on vaadata, täispikk anima ma ei, noh, ma olen olnud festivali žüriides ja on tulnud vaadata hulga täispikki animafilme ja ikka vaev, see on suur vaev. Kui ei ole hea film, kui on hea film, siis on lust vaadata, aga noh, ütlen, häid filme on harva. Nii mängu kui anima maailmas.